Abessiinia kass on müstilise välimusega, tulnuka silmade ja suurte kõrvadega, sale ja graatsiline. Teda peetakse vanimaks teadaolevaks muutumatuna säilinud tõuks. Ta on natuke nagu koer-kass. Samamoodi ta reageerib nimele, neile saab erinevaid trikke õpetada, küll mitte nii palju kui koeradele võib-olla, aga pallide toomised ja nad tahavad nii, et nende peremees oleks nagu rõõmus. Et kui nad näevad, et midagi peremele meeldib, siis nad hakkavad seda kordama. Võõraste juuresolekul nad siiski väga trikitada ei taha. Hommikul tavaliselt niimoodi, kui nad tahavad mängida, siis nad toovad voodisse mingi pallike. Natalil ja Markol on praegu 11 kassi, 3 poega ja 8 täiskasvanud. Nad on käinud 4 aastat lugematutel näitustel üle maailma ja on oppinud majatäie auhindu. Suur hulk on veel keldris kastides. Mis on kõige uhkem auhind? Ikkagi 2 maailma võitja. Et üks maailma võitja on 2024 ja teine on 2025. Ja muidugi see kõige viimane on see, et see on ka väga uhke. Kusjuures näiteks 2024. aasta maailmameister valiti 2700 kassi seast. Me saime bronsmeister olümpia. See on hästi raske tegelikult ja selline kõige uhkem. Tema siis on nüüd milline? 2024 maailma vinner. Miia. Ja tema on meil see viimane kass, kes Soomes selle suure karika tõi. Miks on püksid? Püksid on sellepärast, et me küll oleme siin alati juures, aga meil on siin emased kassid ja kui me ei vaata või näe, et nad ei teeks kellegi kassipoegi, see aeg, kui neid ei ole vaja teha. Kasse hinnatakse tõustandardi järgi, kuid oluline on ka kasvatus. Näiteks suurematel sõudel on kuni 8 eksperti, kes su kassi käivad vaatamas. Nad ju tõstavad su kassi üles, teevad suu lahti, tõmbavad silmad taha. Kui kass ei ole sotsiaalne, siis on üliraske näituselt midagi saada. Meil on kõik kassid jooksevad kõik koos. Nad on põhimõtteliselt 24/7 koos meiega. Et nad ei kasva meil ei puurides ega kuskil ja pigem võib juba öelda, et isegi mitte me ei ela oma majas, vaid meie elame nende majas. Ja mis on meie kõige suurem eelis abessiinlaste puhul on see, et neile meeldib lennata. Et meil on hästi hea lihtne nendega reisida, et kui me võtame reisipuurid välja, siis on meil järjekord sealt, kes sinna sisse jookseb või jooksevad nad kõik sinna korraga parasjagu sisse. Nad ei väsi ja on kiired kohanejad. Hotelli jõudes hakkavad kohe mängima. Peamine, et meie oleksime nagu kõrval. Isegi teavad, võt see on reisitualet. Et ma panen, näitan, et see on siin sinu koht, tualet ja nad lähevad ka sinna, et ei ole mingit probleeme. Kuidas nii kõrgete tulemusteni jõuda? Väga suur armastus kasside vastu ja veel see, et ikkagi see, et peab olema algselt väga hea kvaliteediga aretusloomad. Ning siis väga targalt paarilisi valida. See on kassipidamise ilusam pool, aga igapäevaelu pole lihtne. Esiteks, et selles mõttes hommikust õhtuni vaja koristada. Mõnikord nad jooksevad nii ringi, et tuled koju ja kõik on nii igasugused, kõik riiulid tühjad. Poegade sünni puhul tuleb pesakonda jälgida. Ema on nende 2 nädalat istub, aitab kasse, et nad piima saaksid, vahepeal peab ise toitma. Söövad nad põhiliselt toortoitu. Iga 2 nädala tagant käib pererahvas turul, ostab 30–40 kilo liha, tuleb koju ja hakkab tükeldama. Siin on 1 kilo ettevalmistatud liha, siin on veisesüda ehk siis kanasüda, ehk siis kanakael me teeme hästi pisike selle hakklihamasinaga selle asjaga, siis on broileri filee, broileri seda kintsuliha filee, siis on broileri seda magu. Liha peab parajateks tükkideks lõikama, sest hammastele tuleb tööd anda. Hakkliha neelaksid nad närimata alla. Selline portsjon 1 kilo hommikul, teine õhtul. Üks Abessiinia kassipoeg maksab tavaliselt 1000–2000 eurot, kuid selle pere kassid on kallimad. Meie kass on ka selles mõttes juba, kui ta läheb koju, on kastreeritud. Ta on ilusti vaktsineeritud, tal on olemas tõudunnistus ja muidugi Eesti kohalik pass. Kassipojad maksavad küll väga palju, kuid abhaaslasel sünnib neid vaid 1–3 korraga. Ja millised on kulutused, kas või lennureisidele või kohapeal kassipuuridega pikkadele taksosõitudele. Toredaid seiku juhtub sageli, vahel ka lennukis. Meil on ka palju kordi olnud see, et lennukis kapten läheb vahepeal vaatama, et kes tal selle lennukis lendab, et kuigi ta tavaliselt peaks olema puuriga istme all, siis kui tuleb lennuki kapten, ütleb, et aga näita mulle kassi, mis ikka teed, ikka võtad ju kassi välja sealt puurist.